Täiuslikkus tähendab seda, et ma aktsepteerin ennast armastusega sellisena, nagu ma olen, ka nendes väliskihtides, kus ma käitun ja mõtlen justkui ebameeldivalt iseenda, teiste loodusseaduste suhtes, ehk siis ebatäiuslikult. Ehk siis öeldakse ka, et mõistust kontrollida, Arjuna ütles ka Krishnale Bhagavad Gitas, et lihtsam on tuult väljal püüda, kui mõistus kontrolli alla saada. Krishna ütles, et ma saan aru sust, eks, aga seda on võimalik kontrolli alla saada. Et mõistus võib olla ka sõber, võib olla ka vaenlane. Aga kui sa saad aru, et on vaenlane, siis tegelikult sa saad aru, et potents, ikkagi algselt hing on hea ja sinu mõistus on sõber. Eks ju, lähtud sellest ja siis hakkad vaikselt üles ehitama. Et nähes teisi ja iseennast, kes me siin maailmas oleme, sellist tugevas samastamise nagu haiguses, selles justkui ebatäiuses, teades teoorias, et mina ja sina, me oleme täiuslikud ja ühtepidi elu on käsitlematu, see mateeria, energia, et me oleme nii väiksed, sellest nagu aru saada on võimatu, teistpidi need põhitõed on hästi lihtsad. Et meil on siis, ma arvan, et me saavutame täiuse läbi keeruliste erinevate eneseületuste ja ennast tuleb ületada natuke askeesi, eks ju, kõike on vaja, eks siis sa hindad seda teekonda, et ta ei ole selline odav teekond. Aga need põhitõed on nagu hästi lihtsad. Et see, ütleme, et selle keerulise käsitlematu elu põhitõed on, eks ju, hästi lihtsad olla armastatud ja armastada. Kahesuunaline liiklus, nagu hingad sisse, praana või aapana ja praana, eks ju, välja. Sisse välja hingamine, võtad kõik endasse, eks ju, elu sellise nagu ta on, eks ju, ja välja vastad, eks ju, sooja hingeõhuga armastusega nagu võtad ja annad, oled armastatud ja armastad vastu, eks ju. Et ja mitte midagi armastusse, ise teame, eks ju, argipäevas, mida me tituleerime armastuse alla, mida ei tituleeri. Me võime olla illusioonis, aga lõppkokkuvõttes ikkagi, räägime mingit ema armastusest, eks ju. Tingimusteta ema armastusest või kuidas Jumal armastab meid, eks ikka annab meile kõike edasi, et ema armastus ei ole, see leek ei ole võrrelnud kordagi ja ema armastuse leek ka, ideaalis, eks ju, kui sa niimoodi aru saad. Et kõik on lihtne siin ja praegu kohe, sina oled täiuslik, see, mis on ebatäiuslik või mõistus on, ei ole sõber, see on lihtsalt valikuvabadusest tekkinud ilmingud ja see samm-sammult tuled, aktsepteerid seda, kus sa oled ja samm-sammult tuled sellest ilusti ja rahulikult välja, eks Jumal annab arukust seest, suhtlust väljast, emake loodus, kõik on nagu olemas. Et tõesti Achintya, et kuidas ta ühtepidi elu on käsitlematult raske ja teistpidi käsitlematult uskumatult lihtne.